tere õhtust siit Ida-Virumaalt, Narvast, Narva Fama staadionilt. Premium-liiga 29. voor ning kohtumas Narva Trans ning Tartu Tammeka selles põnevas kohtumises. Loeb seal kohtunik Eiko Saar veel sõnad müürile peale. Kristjan Tiirik lööb värava 15. minutil. Tartu Tammeka läheb seda kohtumist 1-0 juhtima ning kes muu kui Kristjan Tiirik sel hooajal Premium-liigas 11. värav. Suurepärane sooritus Tammeka ründajalt, kes siis eelnevalt teatanud äärele ning suutnud tekitada Brošin endale sinna ruumi. Tuleb pall kasti. Väga hea pall ning hea võimalus Narva Transil, milline tõrje. Nesterov. Tuleb taas see pall sinna kasti ning hea võimalus, hea tõrje taas Pehterilt. Üritatakse see olukord lahendada, aga poole lõpp ja olukord siis selline. Jakovlevi poolt pall kasti, nüüd võtab siit rikošeti Tammeka meest ning 1-1 Narva Trans viigistab selle mängu seisu. Suurepärane tabamus Dmitri Barkovilt. Õnnega jõudis see pall küll Narva Transi ründajani, aga sealt edasi polnud küll enam õnnes mingit küsimust. Suurepärane löök. Jätkuvalt 1-1 viigis. Vaatame selle olukorra siin ära. Hea võimalus tekkimas ning 2-1 läheb seda kohtumist Tartu Tammeka juhtima. Vahetusmees Marek Tšernavski lööb värava ning viib Taaralinna mehed siin võõral väljakul 2-1 ette, nii et suurepärane algus teisele poolajale siis Tartu Tammeka. 67. minut kohe kellal. Kristjan Tiirik läks sellise terava löögini peale ja pall käib Lätis ära ning sealt läheb mööda. Väga hästi teevad nüüd kaitsetööd siin meeskondlikult Tammeka mehed. Tekib ruumi keskele Nesterovile. Jakovlev lööb ja lööb värava! 71. minutil Svjatoslav Jakovlev viigistab mänguseisu 2-2. Suurepärane löök noorelt ründavalt poolkaitselt ning Narva Trans mängus tagasi. Jakovlev hea kehapettega tekitab seal ruumi endale Paju vastu ja nüüd lähebki siit kiirusega äärest läbi ja Jakovlev kasti, tuleb pall kasti ja Barkov lööb selle värava 73. minutil. Narva Trans läheb kohtumist 3-2 juhtima. Suurepärane värav Narva Transi poolt ning taas üks peategelasi Svjatoslav Jakovlev ning teiseks Dmitri Barkov, mehed, kes esimesed 2 väravat lõid. Lotnikov kaotab siin selle palli, aga õnneks Nesterovski võidab selle omadele tagasi ja nüüd Lvov, äsja väljakule tulnud noormees tulemas rünnakule. Jakovlev vasakult äärelt, väraval on täitsa vaba ja lööbki 4-2. Dmitri Brošin lõpetab selle mängu siin ära ning 4-2. Tundub, et see kohtumine täna siin Narvas lõpeb ning ei ole midagi ette heita selles osas Tammekale, et ju ja Tauno Tekost tundub, et läheb see pall out'i ning kõlabki Eiko Saare lõpuvile. Tänane kohtumine siin Narvas on lõppenud Narva Transi 4-2 võiduga.